Selline nunnu on Labradori retriiveri 4-nädalane kutsikas. Kuu aja pärast võib ta juba minna oma uude koju. Aga vaatamata sellele, et Labradori tuntakse kui äärmiselt tarka ja sõbralikku koera, vajab temagi koolitust. Koolitust vajab ta päris kindlasti ja esimesed aastad võivad olla väga tormilised, et noored Labradorid on tuntud oma aktiivsuse poolest. Ja kindlasti vajavad palju tegelemist, sest nad on aretatud töökoerteks. Kui tema ei saa piisavalt tegevust, kui sa ei saa piisavalt sellist vaimset stimulatsiooni ja ütleme õppimist ja mingisugust tööd, mida seda saaks teha, siis ta hakkab seda ise otsima. Ja see võib tähendada seda, et perel võib olla raske, sest koer otsustab hakata kas sisekujundajaks või aednikuks või maailmaränduriks. Haita Maariti võlus Labrador ära juba 28 aasta eest, kui tema ema esimese koera koju tõi. Tollal oli Eestis seda tõugu vaid 50 ringis. Kõige rohkem hämmastas mind just nimelt see, et kui mitmekülgne see koer on, kui intelligentne ta on, kui palju temaga saab teha. Labradori saab kasutada vetelpäästjana, politseikoera ja narkokoerana, pommikoera, pimeda juhtkoera ja hüpokoerana. Teda saab õpetada vajalikke asju leidma, aga kõige enam on ta jahikoer. Ka Eestis väga palju kasutatakse Labradore just nimelt sügisesel linnujahil kuskil veekogude ääres, et ei ole probleem tal ujuda 150 meetrit linnule järele kuskil veekogus või tuua ta ära väga rasketest kõrgjatest ja ütleme sopasest maastikust kuskilt kivide vahelt, et vett ta ei pelga. Ja ta on ka ilmastikukindel koer selles mõttes, et kui meil siin on olnud -25, -27 mõnel hullemal talvel, siis Labrador ei vaja jopesid ja susse ega midagi muud sellist ja omast kogemusest ütlen, et koerad käivad hea meelega jäätükkide vahel ka ujumas, kui meri veel lahti on. Nii et selles mõttes see teeb ka temast sellise ütleme hea koera, kelle karv ei vaja väga palju hooldust ja kes ei karda väga midagi. Tulgu taevast või pussnuge väikseid poisse. Et meie pilt koertest oleks mitmekesisem ja et näidata eri koerte omavahelist head läbisaamist, tuli oma koertega kohale teinegi Labradoride kasvataja Britta Puusepp, kennel Royal Brownist. Tal on soov meeldida inimesele, aga nüüd see soov meeldida inimesele ja see kohanemisvõime teevad ühelt poolt temast nagu toreda koera, keda kasvatada, kellega hakkama saada kodus, aga tema intelligentsus tähendab seda, et talle peab natuke rohkemat pakkuma kui lihtsalt tavaline igapäevaelu. Kõige rikkamat elu võib ta elada näiteks siis, kui temaga midagi harrastatakse. Labradori retriiver oli mullu Eestis kõige populaarsem koeratõug, jättes selja taha kuldse retriiveri ja saksa lambakoera. Need 3 tõugu enamasti populaarsuses omavahel võistlevadki. Eelmisel aastal 2025 registreeriti Eesti Kennelliidus kõige rohkem kõikidest tõugudest Labrador. Neid registreeriti 267 ja kuldsed olid siis nagu järgnemine tõug, mida registreeriti 234. Kokku peaks Eestis praegu olema 4000 Labradori ringis. Algselt on Labradori retriiver pärit umbes 18. sajandist Newfoundlandi saarelt Kanadas, kus ta aretati kaluritele merest kalavõrke ja saaki välja tooma. Retriiver tähendabki toojat. Kokku on neid 6 liiki, sealhulgas mainitud kuldne retriiver ja Labradore omakorda on 3 värvi. Neid on musti, kollaseid ja šokolaadipruune ja nendel on lühem karv kui näiteks kuldsel retriiverid. Labradori populaarsus ilmselt tulenebki sellest, et ta on selline universaalne ja suhteliselt lihtsasti kasvatatav. Võib-olla seetõttu, et tema tõustandard ütleb, et temas ei tohi olla ühtegi agressiooni ja sellise arguse märki ja tal ei peaks olema kaitseinstinkti, mis tähendab seda, et tal ei ole territoriaalsust ja ta on võib-olla sellise keskmise inimese jaoks lihtsam kasvatada, kui on mõni tõug, kellel on nagu rohkem selliseid omadusi. Ütle mõni teine tõug, kellega on see, et sa saad lasta 10 võõrast koera kokku ja nad hakkavad omavahel ühe pulgaga mängima. Et kui ma olin, alles alustasin Labradoridega, me käisime Inglismaal ühel üritusel, kus õhtul lasti 50 Labradori järve ääres lahti ja visati neile ka niimoodi pulka vette. Ja need 50 Labradori koos jooksevad ühiselt selle pulga järgi, toovad koos seda välja, mitte ühtegi urinat, mitte ühtegi põrinat, mitte ühtegi agressiooni, mitte mingit kadedust. Teinekord on lihtsalt nii, et kui sa kõnnid mööda tänavat ja näed mõnda armsat koera, siis mõtled, väga nunnu. Aga siis, kui tuleb Labrador, siis hakkab süda palju kiiremini põksuma.